ja ettepanek on arutada täna 26. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu riigi rahanduse olukorraga selles kontekstis ja kolmapäeval arutada Riigikontrolli ülevaadet asutuse võrk ja kinnisvara kohalikes omavalitsustes pärast haldusreformi. Kui see päevakord on vastuvõetav, ma loeksin selle kinnitatuks. Meil on kutsutud siis tänase päevakorra juurde rahandusminister härra Ligi, eelarvepoliitika asekantsler Rahandusministeeriumist härra Kirsipuu, riigieelarve osakonna juhataja proua Tali ja fiskaalpoliitika osakonna juhtivanalüütik härra Margus Täht. Ja ma annaksin kõigepealt lühikeseks võib-olla siis sissejuhatuseks selle eelarve kohta sõna härra rahandusministrile ja siis läheksime küsimuste ja tähelepanekute juurde. Härra rahandusminister. Mikrofon on vist väljas, ei ole kuulda. Tervist, kas nüüd kuulete mind? Jaa. Ma kõigepealt vabandan, et ma ei saa olla kohal ja et ma ei saa olla kogu aeg ka siin Zoomis. Et põhjused on inimlikud, ma pean jõudma ka veel Riigikokku ja ei ole väga liikuv praegu. Aga proovin siis seletada seda asja sissejuhatuseks. Kõigepealt selle tänavuse aasta lisaeelarve aeg on ju olnud väga lühike, aga seekord suutsid ministrid veenda siis rahandusministrit tegema eelarve muutmised ära juba kevadel. Ja selleks, et mingeid kiireid asju teha, mis ei ole ministeeriumite sisesed ümbertõstmised, oli vaja kulusid vähendada ja edasi lükata, milleks siis tegime oma ringi ja kogusime summas kokku selliseid allikaid 29,3 miljonit, aga Sven numbrites kindlasti on arusaadavam kui mina. Siin on probleem selles, või nagu põhiteema selles, et kas on lisaeelarve või eelarve muutmine. Juriidiliselt on ta lisaeelarve, sest eelarve maht suureneb, aga eelarve mahu suurenemine ei tähenda seda, et väheneks või halveneks eelarve positsioon. Vastupidi, eelarve tasakaal paraneb muutuste tulemusena 15 miljoni võrra ja 27. aasta oma 0,1% võrra. Nii et see on eelarve tasakaalu parandamine, aga on muutujaid, mis on juures hästi tehnilised. Ma arvan, Sveni slaidid seletavad selle ära. Ja seal sees on siis näiteks, kõige suurem asjana on Hexesti lõhkainetehase finantstehing, mis teatavasti on eelarve neutraalne, aga sellegipoolest ta mõjutab siis meie RES-i pikalt. Selle Hexesti siis summa sõltub samas sellest, kas ühelt poolt tema on piisav põhjus, et nimetada seda lisaeelarveks, mitte eelarve muutmiseks, aga tema lõpptulemus sõltub sellest, kas tuleb välisinvestor, nii et võimalik, et me tehast ei tulegi, ega kogu see jutt on hüpoteetiline. Ja on siin asju, mis eelarve ridadena otseselt ei eksisteeri. Näiteks RKS, siis on siin olemas ja ka ma ütleksin, et ka RMK, ma usun, kuulub sinna alla ja on veel, detaile veel, aga mul on siin väga kehvad materjalid veetud. Pean mälu järgi põnnitama. Nüüd, mis ma veel ütlen, et need põhjus, miks me seda
eelkõige teeme suurtest, peale väikeste ümbertõstmiste on siis suured prioriteedid. Üks on idapiiri väljaehitamine. Selle siis ajakavasse sõitis sisse see eelarveseaduse muutmine, mis ei võimaldanud siis pooleli olevaid rahastusi nihutada 2 aasta vahel, selle tõttu, kuna see jäi mingite silmapaaride 2 silma vahele kellelgi siis asjaosalistest, kes ei ole Rahandusministeerium, siis me peame selle raha tekitama nüüd juba jooksvas eelarves mahus 17,1 miljonit, mille arvel on ka plaanid väga konkreetsed, et see igal juhul ära kulub. Siis lisana. Siis on tehisaru projekt on käivitunud, võtnud hoogu ja me leidsime, et see tuleb siis katta juba selle aasta eelarve seest. Maht on 10,9 miljonit. Algatus on olnud osaliselt sihuke valitsusväline, aga ta on langenud kokku siis ka eelarve või valitsuse prioriteediga. Miks ma seda räägin, on, et miks ta ei ole siis juba eelarvesse ette planeeritud. Ja eesmärk on siis 100 000 inimest õpetada tehisaru kasutama. Kindel on, et selle abil tahame teha avalikku sektorit tõhusamaks. Ja konkreetsed rakendusi on näiteks perearstide infosüsteem, e-kiirabi lahendused ja muu selline, aga võib-olla peab sellest kunagi edaspidi rääkima, sest tegu on väga kiire toogu kogunud projektiga. Eksestist rääkisin ja Kultuurkapital. Kultuurkapitalil on teada probleemid kaughasartmängu maksu laekumistega ja nüüd siis eraldatakse sellest eelarvest talle esimese 2 kuu näpuviga, mis tekkis siis menetluse käigus, Riigikogu menetluse käigus või Riigikoguga tegemise käigus. Ja seda kaetakse ka siis ettevõtjate annetustega, kes on siis need kaughasartmängu korraldajad, ja riik oma poolt lisab sinna 220 000 eurot, mille siis Kultuuriministeerium suutab edasi Kultuurkapitalile. Kokkuhoiud. Kõigepealt lisaeelarvest see jõudis kokkuhoiu kohti, võib-olla ma enne olin numbritega ebakindel, aga 26,3 miljonit ja lisandus siis CO2 3 miljonit. CO2 arvestus on omakorda hästi keeruline, sest et laekumine ja kulutamine on eri aastast, sellepärast see arvepidamine on üsna muutuv. Ja kui nimetada suurimaid kokkuhoidjaid või kulude edasilükkajaid, mis on tegelikult sama asi eelarve kontekstis, siis Siseministeeriumil on see 13,9, laia riigikaitse investeeringuid nihutati praktilistel kaalutlustel, neid sai väga kiiresti planeeritud omal ajal, aga elu teeb oma korrektuurid ja siis Justiits- ja Digiministeerium 8,6 miljonit, Kliimaministeerium 3 miljonit. Et projektid, mis ei realiseeru, me kiiresti jätame ka rahast, millel on näha, et jätame rahast ilma. Nii. Ja see on vist kokkuvõttes kõik. Aitäh. Aitäh. Rahandusministeeriumi esindajad soovivad ära ministrit täiendada. Ja meil on paar slaidi teile ette saadetud, kui saaks neid jagada. Mil viisil me saaks neid jagada? Saame kuidagi nad manada.
Proovime selle järgi siis. Ühesõnaga, see tabel võtab tegelikult kokku siis ministri poolt juba räägitu. Seal keskel on näha erinevad riigieelarve nihutamised ja vähendamised, mille arvelt siis oli võimalik teha neid lisakulusid, mis on selles alumises tabeli pooles, alates kapo varamüügi arvelt tehtavatest kuludest, lõpetades AI lisarahastusega. Seletuskirjas on üsna täpselt kirjeldatud, mis ministeeriumilt midagi nihutatakse, mis aastasse nihutatakse, mis on erinevate lisakulude sisu, aga nagu te siit tabelist näete, siis 2 suuremat teemat, idapiiri väljaehitamine 17 miljonit ja AI lisarahastus on siis need, mis eelarvesse juurde tulid. Ja kui sinna 29,3 miljoni nihutamiste sisse vaadata, siis seal on peamiselt laia riigikaitsega seotud investeeringute edasinihkumine ja ka IT-kulude edasinihkumine vastavalt siis Siseministeeriumi ja Justiits- ja Digiministeeriumi haldusalas. Selle tabeli ülemine pool kirjeldab siis erinevaid muid katteallikaid, mille tulemusena kokku eelarve tasakaal 15 miljoni võrra paraneb, nagu minister ka ütles, aga protsendina SKP-st jääb samale tasemele. Kõige esimene rida tabelis, siis kevadprognoos, mis me avaldasime hiljuti, näitas 4,3% puudujääki ja tabeli viimane rida näitab, et selle tabeli koondmõjus puudujääk jääb samale tasemele protsendina SKP-st. Aga katteallikatena siis veel lisaks nendele nihutamistele lisadividendid Riigimetsa Majandamise Keskusest, ka Hexestiga seotud investeeringute nihkumine. Aga nagu te näete, siis ka aktsiisitõusude ärajätmise negatiivse mõjuga on selles lisaeelarves arvestatud. 36 miljonit on tulud selle rea peal väiksemad. Kui panna järgmine slaid, siis siin on lihtsalt infoks näha erinevad read, kuhu siis Eesti AI algatuse 11 miljonit eurot kasutatakse. Üsna suur osa sellest on kogu elanikkonna koolitusprogramm, aga siin näete ka tervishoiu tulemuspõhise rahastamisega seonduvaid ja näiteks avaliku sektori efektiivistamisega seonduvaid tegevusi. Aga nagu ma ütlesin, seletuskiri on kõigile kättesaadav ja seal on päris palju detaile selle kohta veel täiendavalt, numbreid ja selgitusi. Siin lõpetaks. Nii, aitäh, aga võtame küsimused. Mul on kohe küsimus, härra Ligi on veel ekraanil, et see lisaeelarve, ma saan aru, kui ma loen seletuskirja lehekülge 2, et siis 26,3 miljoni euro ulatuses nihutatakse 26. aasta eelarvesse planeeritud kulusid, investeeringuid 28. aastasse või kaugemale. Ilmselt siis riigieelarve strateegia ulatuses. Et mis kulusid siis tegelikkuses, kui tervikuna üldistada, siis nihutatakse? On need ühekordsed kulud, on need püsikulud? Pigem ikka ühekordsed kulud, aga selge on, et eelarve esitame me 27. aasta kohta sügisel. Praegu teeme selliseid aastasiseseid korrektuure ja kokkuvõttes me eesmärk on parandada ka tulevasi eelarveid, mitte ainult siis tänavust eelarvet 15 miljonit, vaid kindlasti ka tulevasi eelarveid 27, 28 nõnda edasi. Ja mitte ainult parandada, vaid ka mõned sotsiaalsemad algatused on praegu töös, aga neist on veel vara raporteerida. Aitäh. Proua Ingerainen. Ja, suur aitäh, et minu küsimus tuleneb sellest e-kiirabist, et iseenesest lisaeelarve on selge ja mõistetav, olud muutuvad, elu muutub ja me peame olema selles maailmas päris paindlikud ja kohanema kõikide asjadega. Aga nüüd e-kiirabi ei ole kõige parem edulugu, et kas hetkeseisuga on see tunnetus ja teadmine, et see ressurss läheb nagu õigesse kohta, et selle nagu tõeliselt, ma ei tea, kas on mingi mõõdik või kuidas me saame näha, et praegu see aeg on küps?
Ja tegelikult seda meetmete nimekirja pandi Riigikantselei poolt kokku päris pikalt ja põhjalikult ja see nimekiri oli pikem, kes kandideeris sellele 11 miljonile ja ministeeriumidega koostöös sellise tulemuseni jõuti ja meie Rahandusministeeriumi jaoks oluline kriteerium oli see, et need kulud ei hakkaks rulluma aastate vahel, et oleks piisavalt küpsed projektid, et neid saaks juba sellel aastal realiseerida ja sellised kinnitused meile anti. Nüüd, kas see on nüüd kõige täpsem projekt selles valdkonnas, ei ole valdkonna ekspert ja seda peaks siis küsima kas Sotsiaalministeeriumist või Riigikantseleist täpsustavalt. Nii, härra Vaga. Jah, aitäh. Siin juttu oli nendest, mis puudutab siis kulka rahastust ja seda hasartmängu maksu, siis oli viidatud sõnades nii kaughasardist jutt, aga seletuskirjas on tegelikult sees, et see 200+1000, mis siis Rahandusministeeriumi siis ettepanekul kulkasse juurde pannakse, et see on hasartmängu maksu siis nii-öelda alalaekunud osa tasandamiseks. Kas see siis tähendab seda, et tegelikult on nii-öelda tava hasartmängumaksu summa on alalaekunud, mitte kaughasart? Sest selles seletuskirjas ei ole teil kaughasarti seal sees. Et kas see siis tähendab, et on tavaline hasartmängumaksu alalaekumine toimunud? Ning lisaks siis küsimus selle idapiiri kohta, et mis lõike, mis osa see, millest oli tingitud see ümbertõste, et tuuakse pea 20 miljonit või 17 miljonit varasemaks selle aasta eelarvest, et millest see tingitud oli konkreetsemalt? Kõigepealt, kui me räägime hasartmängu kompenseerimisest, siis ei kompenseerita mingit üksikute maksude alalaekumisi kellelgi. See on kompensatsioon sellele näpuveale, mis esimese 2 kuu kaughasarti ei lasknud kompenseerida, aga hasartmängumaks on üldmõiste. Seal all on siis erinevad mänguliigid ja tõepoolest alalaekumine, mis toimus selle näpuvea põhjal pärast 2 kuu jooksul, on see, mida me praegu siis kompenseerime nende summadega, mis seal kirjas on. Piiri koha pealt, no võib-olla, et ei ole isegi meie need õiged vastajad siin, et mis jupp, et me ikkagi kogume ministeeriumitest tungival soovil siis neid kokkuhoiukohti ja saame neid ja samamoodi me küll jälgime eelarve kulbusid ministeeriumideni, aga mitte piiripunkti enda ehitamist, et nii kaugele meie administratiivsed ja füüsilised võimed ei ulatu. Aga võib-olla keegi teab täpsemalt. Ja ma täiendan, et piiriehituse puhul siis mitte ei toodud varasemaks projekte, vaid eelmisel aastal ei jõutud eelarves planeeritut ära kasutada ja selles aastasse seda esimese hooga ei planeeritud. Nii tegemist on pigem edasi nihkunud projektidega, millele siis kate selle lisaeelarvega tekkis. Ma eeldan, et tegelikult härra rahvasaadik, kui mu kõnes pani seda kohta tähele, kus ma seda ka ütlesin, aga see ei saa välistada, et mida ei jõutud, on ka mingi konkreetne piirilõiku, mida meil ei ole vist au enda nimel kommenteerida. Nii, härra Allas. Jaa, aitäh. Et palukski kommenteerida kas ministril või ministeeriumi ametnikele täpsemalt, et kaughasardi osas, et kui palju siis reaalselt alalaekus on tänaseks alalaekunud ja minister ütles siin 250 000 tabelis oli 0,9 miljonit. Lihtsalt tooge palun selgust, mis siis täpselt on juhtunud ja mille arvelt siis seda raha asendatakse. Aitäh. Minister rääkis väga targalt, nagu alati. Annetustest ettevõtjate poolt ja siis eelarve vanusest 220 miljonit. Et kokku tuleb siis 0,9. Aga kuidas selle laekumisega on, ma saan aru, et üleüldine hasartmängu laekumine on alalaekunud, aga meil ei ole sellist korda, et üleüldist alalaekumist üksikute maksude puhul saaks kompenseerida, et sellist rahakotti eelarves ei ole, mis maksude alalaekumisi saaks kompenseerida. Siin lihtsalt on tegemist selle
selle menetlejate kollektiivse süüga, et näpuviga tuli. Ja siin me tuleme vastu kulkale loomulikult ainult. Täpsustan natuke, et hasartmängumaksu siis jäi esimestel kuudel selle näpuvea tõttu laekumata ja selle laekumata summa kompenseerimiseks Kultuurkapitalile on eelarvesse lisatud 900 000 eurot. Ja see 900 000 eurot jaguneb kaheks katteallika mõttes. Osa sellest on ettevõtjate annetused ja osa sellest on annetustelt tasutud tulumaks. Ehk siis ta lihtsalt on kahekomponendiliselt laekunud Rahandusministeeriumile ja seetõttu ta eraldatakse niimoodi kahest allikast, aga kokku saab Kultuurkapital ikkagi see 900 000, mis eelarves on, mis siis vastab täpselt sellele alalaekumisele, mis esimestel kuudel tekkis. Nii et seal on üks ühele seos. Aitäh. Ma küsin juurde selle hasartmängumaksu langetamise kohta, härra minister. Seal oli mitu elementi, seal oli võimalus soodustada siis, eks ole, ettevõtjate investeeringuid, kultuuri oli vist, eks ole, üks element selle seadusel oli, millest prognoositi esimesel rakendumisel aastal lisalaekumist 14 miljonit eurot ja siis oli ulatuslikku lisalaekumist seoses kaughasartmängumaksu siis litsentsi kasutajate arvu suurenemisega. Et kui palju siis tegelikult selle kaughasartmängumaksu langetamise tulemusena, jätame selle nüüd selle vea osa kõrvale, eks ole, kust oli siis see summa osa laekumata jäi, kui palju see dünaamika on olnud siis, härra minister? Palju siis riik on täiendavalt selle maksulangetuse kaudu tulu teeninud? Võrreldes... Seda peaks küsima tegelikult Riigikogult, kust see algatati see eelnõu, et härra rahandusminister seda ei algatanud. Mul puudub praegu selline jooksev arvepidamine silme ees, et ma saaks öelda, kui palju siis kajastus see poliitika maksulaekumistes. Aga see ei puuduta lisaeelarvet praegu. Et jääks selle teema juurde, et kui te tahate seda eraldi arutada, siis paneme materjalid kokku ja Riigikogu siis arutab, kas on õnnestunud poliitika valik või mitte. Mina siin küll pigem vaikiks praegu, ma ei olnud selle osa. Rahandusministeerium andis ka oma arvamuse sellele eelnõule valitsuse poolt, mis oli ka, sisaldas küll tehnilisi märkusi, aga oli seda initsiatiivi soosiv. Ei vasta tõele. Ei vasta tõele, see oli valitsuse sõnastus, mitte ministeeriumi. Rahandusministri allkirjaga üks tekst läks... Sa elad jälle müütides, ei rahandusminister ei algatanud mingit soosivat. Ei, ma seda ei ole väitnudki, et formaalselt minister algatas. Selle poliitika valiku tänasest päevakorrast välja, et ma ei taha arutada midagi, mida ma ei ole teinud, vaid lisaeelarvet. Ma pean varsti ära minema, vabandan, aga nii on. Ja mu küsimus puudutas seda, mis oli seotud selle lõhkaine tehasega, et repliik oli selle kohta, et see tehast ei pruugi tullagi. Mis see tähendas? Nii, see tähendab nii nagu kogu aeg on algusest peale on otsus olnud, et see asi tehakse tingimusel, et tuleb välisinvestor. Aga välisinvestori tulek ei ole veel realiseerunud, nii et ma lihtsalt ütlen ette, et see oli tingimuslik otsus valitsusel, heksesti asutamine, et riik ise ehitama ei hakka, tõenäoliselt üks põhjusi, miks riik ei hakka, on ka eelarveline, et sel juhul ta läheks üsna kindlasti kohe eelarve kuluks, mitte finantsinvesteeringuks, kui tal ei ole nagu turu atraktiivsust juures, aga seda saab tõestada välisinvestor. Ma tulen selle juurde tagasi, et kui vaadata nüüd tegelikkuses seda lisaeelarvet, siis selle sisu on ju selline, et kohustusi lükatakse tulevikku, sellel aastal kohustusi suurendatakse ja osaliselt kaetakse seda siis RMK lisadividendiga. Kas see on pikemas vaates jätkusuutlik nii-öelda otsus, arvestades seda üldist eelarve defitsiidi olukorda, vähemalt milles me asetseme riigile planeeritud strateegia kevadise majandusprognoosi järgi? Vabandust, mikrofon on vist kinni. Vabandust, me ei kuule, härra rahandusminister, mikrofon on kinni.
ei ole jätkusuutlik sõnadega žongleerida, et need ei ole kohustused. Need on kulud, mis otsustatakse eelarves või otsustatakse tegemata jätkus. Need ei ole kohustused, need ei ole midagi automaatset, meid koormavad, pikaajaliselt koormavad. Ja selles mõttes ei ole, eelarve pannakse ikkagi kokku konkreetselt, praegu selle aasta sees vähendatakse kulusid, see on fakt. Järgmiste aastate sees püütakse ka vähendada kulusid, aga mul ei ole selle kohta võimalik raporteerida selle aasta lisaeelarve raamides, et mis täpselt. Osaliselt kandub see kokkuhoid ka järgmisse aastasse juba 0,1% võrra, nagu ma ütlesin. Jätkusuutlik ongi selline asi, et elatakse jõudu mööda ja parandatakse siis plaan. Me oleme alles maikuus eelarve käivituse 1. jaanuarist, me juba parandame tema seisu ja järgmist aastat seisu RES-is. No see on ilum vaata silmades, selle üle saab polemiseerida, mida see parandamine sellisel juhul, kui kulud suurenevad tähendab, aga ma täpsustan üle, et praegu laiapindse riigieelarve investeeringuid vähendatakse või ajatatakse siis ütleme nii 10 miljonit eurot suurusjärgus. Palju kokku oli planeeritud 26. aastas laiapindse riigieelarve valdkonnale? Ma kindlasti sellist mälumängu ei tahaks siin mängida, et räägime lisaeelarvest. Aga Sven saab vastata võib-olla. Härra Kirsipugi oskab vastata, et sellest ühikust mingi protsendi osa kahaneb, kui suur see protsendi osa on? Peast kindlasti ei oska, laiale riigikaitsele on erinevatel aastatel antud lisarahastust viimasel 2 aastal ja see, mis seal täpselt baasis on, peast kindlasti. Arusaadav. Härra Allas. Ja aitäh. Et soovin rahandusministrit küsida, et kui tavaline see on, et lisaeelarvesse pannakse siis arendusliku iseloomuga tegevusi, et mis ka nagu selgelt lõhnavad valimislubaduste täitmise kohta, et poole aasta pealt miks ei oodatud ära siis kogu eelarvet, et kogu eelarve raames saaks uue aasta eelarve menetlemise käigus peale suvevaheaega saaks sellega tegeleda, aitäh. See, et arenduslikke asju kirjutatakse eelarvesse, on täiesti tavaline. Lisaeelarvesse. Tehakse ka lisaeelarvetes neid asju, tavaliselt küll on asja nimi eelarve muutmine, aga ma juba põhjendasin, et teda nimetatakse, ta nagu olemuslikult on pigem eelarve muutmine kui lisaeelarve. Ta on juriidilises mõttes lisaeelarve. Aga ei täitsa tavaline, meil on üks põhjus on see, et meil on siin AI sihtasutus käivitunud jõuliselt ja neid ideid ettevõtjatelt oleme kogunud kogu see 2 aastat, 2 veel ei ole 1,5 aastat ja nad realiseeruvad jooksvalt, et ei ole mõtet öelda, et kui nad on väga atraktiivsed kellegi meelest, et me siis ei tee neid. Vaatame, et äkki keegi teine hakkab tegema. Teeme ikka ära ja selle nimel hoitakse raha kokku. Ma ei kujuta ette, et see AI oleks meil siin valija, et me kuidagi valimistega see asi seotud on. Valimistega nii palju, et valitsusel on tähtaeg ja valitsus tahab enne tähtaega kõik oma head asjad ellu viia. Enda meelest head asjad. Aitäh. Seda on näha ja küsimus on selles, et ma tahtsin täpsustada üle, et valitsus on kinnitanud ka tehisintellekti tegevuskava 24–26. Küllap härra minister mäletab ja seal on sees tehisintellekti kompetentsikeskusele eraldada 9,8 miljonit eurot. Kas see on nüüd täiendav sellele kompetentsikeskuse rahale või see ongi tegelikult see 23. aasta 24–26 tegevuskavas kinnitatud tehisintellekti raha, et see pidi segaseks? Ma ei tea, millal see arengukava kinnitati, et võiks kuupäevad üle vaadata, et see on nii täpselt teada, et ma kõik arengukavasid ei tea. Ma nii palju ütlen, et erinevaid arengudokumente, plaane tehakse, aga see, mis eelarves on, see, mis on ikkagi riigieelarves ette nähtud, mitte see, mis on kuskil kõrvaldokumendis planeeritud. Kui nüüd tegemist ei ole just eelarve väljavõttega sinna selle tabeli mõttes, nii et oleks vaja täpselt viidet, me saame üle kontrollida, mis numbritest jutt käib. Ja, ma arvan, siiski on oluline vaadata, et millal see arengukava võeti. Ja siis saab öelda, kas on midagi lisaks või mitte, et de facto tuleb lisaks muidugi.
see 11 miljonit näitab, et tuleb lisaks. Aga millega võrreldes lisaks? Kas selle aasta eelarvega, arengukavaga? Mina küll ei usu, et kui see võeti paari aasta tagant vastu, ausalt ma ei mäleta täpselt see kuupäeva, vabandan, et kas see oli selle valitsuse või eelmise ajal, et meil siis oleks juba teada olnud täpselt olud 26. aastal ja kindlasti ei saanud olla täpselt olud tehisintellektiga seoses teada nii varakult. See on väga kiiresti muutuv asi ja väga kiiresti tulevad ka siis valdkonda ekspertidelt siin signaalid sellel teemal. Signaalid, ettepanekud, seisukohad, praktika. Aitäh. Jaa, selles mõttes on rahandusministri osundus õige, et seal on ridamisi asju, mis seal 24. aastast pidi kinnitatama, on seni täitmata. Aga mu küsimus on nüüd selles, mis puudutab neid 3 miljonit eurot heitmekaubanduse tulude edasi lükkamist. Kas ma saan õieti aru, et praegu nad ei kuulu väljamaksmisele, et kohustused iseenesest on võetud peale, et ta lihtsalt väljamaksmisele ei kuulu, või mida sisaldab see endasse nii-öelda edasilükkamise kavatsus, kui ma õieti sain aru, et tegemist on edasilükkamisega selle 3 miljoni euro puhul? Ma Svenile võin anda selle täpsustuse, aga kõigepealt see sissejuhatus, et 26. aasta programmist on midagi täitmata, et komisjoni esimees võib sellise repliigi andmata jätta, et see on ju definitsiooni järgi ju nii, et peabki olema täitmata. Aga nüüd lisaeelarvega selle aasta programmi täpsustatakse kulusid ja eraldatakse muu arvel ka raha. CO2 puhul ma juba ütlesin, et seal on kogu aeg täpsustumine, et millal on laekumine ja millal ära kulutamine ja see mõjutab eelarve seisu kogu aeg. Aga see 3 miljoni fakt, Sven vasta. Ja, et CO2 kulu on seotud siis tuludega, ta on tuludest sõltuv kulu ja selle prognoosi täpsustamine 3 miljoni euro ulatuses Kliimaministeeriumi haldusalas sai eelarves arvestatud selles tasakaalu või defitsiidi vähendamise nii-öelda numbris. Nii et jah, tervikuna me vaatame loomulikult jooksvalt ka suveprognoosis neid tuludest sõltuvaid kulusid üle sõltuvalt sellest, mis on CO2 hind ja mis on projektide käivitamiskiirus, aga hetkel siis 3 miljoni ulatuses on teadmine, et seda kulu sellel aastal ei teki. Tähendab, te ei hinnanud projektide põhiselt, vaid lihtsalt Kliimaministeerium andis teada, et selline summa ei realiseeru või ei kuulu kohustust. Ja, ta on ikka lõpuks projektide peal tuleb, eks, aga koondsumma on 3 miljonit, jah. Ja aga nagu ma proovisin ka öelda, et see on, ja Sven ütles oma sõnadega, et need laekumised ja kulutamised on ajaliselt niikis. Ja täpsustamine toimub kogu aeg. Praegu toimub see täpsustumine, et 3 miljonit on tulu rohkem, mis ei tähenda, et ta ei kuluks ära tulevikus. Ma küsin, härra minister küll ütles, et räägime ainult lisaeelarvest, aga meil on täna päevakorras oli ka riigi rahandus hetke olukord, veidi laiem vaade. Et ma küsin seda, et praegu on meil oli meeldiv uudis, kus kõrgkoolid, ülikoolid sõlmisid halduslepingud valitsusega. No siis proua minister kaasallkirjastas need ja seal oli riigieelarve strateegias oli vist, et siis täiendav riik halduslepingute alusel, eks ole, lubas 146 miljonit eurot siis täiendavalt järgmise 4 aastaga kõrgkoolide tegevuskulude rahastamiseks seal erinevate prioriteetide puhul. Et kas selles osas valitsus on oma otsuse langetanud ja kas see jaotub siis sümmeetriliselt järgmise riigieelarve strateegia 4 aasta vahel, kuidas ta jaguneb? Mina kindlasti tulin siia lisaeelarve pärast, mitte kogu maailma seletama ja see, mida haridusminister on kokku leppinud, see on meil veel valitsuses läbi arutamata, aga ta kindlasti teab, et ilma katteta allkirju ta ei tohi anda, nii et võtame teema korraga. Kogu maailma me praegu ei saa rääkida, see on ka väga värske kokkulepe ja et ta sõlmiti. Aitäh. Härra Anti Allas. Ja, aitäh. Et kindlasti oli teil jutuks, kui te seda tegite, et ka toimetuleku toetuse piiri tõstmine, et omavalitsuses tulevad selged signaalid, et praegusega ei saa hakkama, elukallidus on teinud oma töö
et kas see oli arutusel ja miks ei ole seda toimetulekupiiri tõstmist siin lisaeelarves, et kuigi olete ise ka Riigikogus korduvalt öelnud, et see on probleem ja ka peaminister küsimustele vastates on öelnud, et see on probleem ja seda on ka varasemalt niimoodi lahendatud varasematel kordadel, et ei ole oodatud alati ära põhieelarvet. Aitäh. Ei, varasemalt just sellist asja ei tehta, et me tõstame aasta sees toimetuleku piiri. Toimetuleku toetus on arvestuslik, et tema kate on kriteeriumide põhjal, aga ma ei tea, mida te olete seal arutanud omavalitsustega. Mina soovitan omavalitsusjuhtidele öelda, et alati rahustada, et kui aasta alguses tõusis toimetuleku piir, siis ta ei saa aasta alguses uuesti tõusta. Et mina olen ka valitsusele seda asja niimoodi rääkinud ja arvan, et järgmisest aastast tuleb eelarves see teema ette võtta. See, millega on võib-olla lihtsam või nagu asi tõenäosem on mõni muu siis väga tundlik toetus, näiteks üksikvanema toetus peab arutama seda, kas aasta sees seda on võimalik tõsta, sest see oli tegelikult arutelul juba eelarve vastuvõtmise ajal. Aga kui me ühe arutelu realiseerisime jaanuarist kehtima hakanud eelarves, siis ei ole põhjust arvata, et me maikuus hakkame seda asja uuesti realiseerima, vaid ikkagi jutt on järgmisest aastast sel juhul. Aga teine lugu on üksikvanematega, et me peame seda valitsus uuesti arutama, ma arvan. On minu arvamus. Aitäh. Mul on küsimus, et siiski veidi laiemalt, mis puudutab nüüd arusaama ka see lisaeelarve on selle aasta mõjudega, viide oli ka järgmise aasta mõjudega, aga ka tulevaste kohustuste planeerimisel, et milline, kas siis valitsus on langetanud ka seisukoha, mis muudab riigieelarve strateegiat, mis puudutab järgmiste aastate eelarve defitsiiti, ütleme siis eesmärgiks seatavat eelarve defitsiiti. Et kuna ma kujutan, et ametkonna tasemel on juba riigieelarve koostamise protseduurid käimas, et härra rahandusminister, millisest eelarve defitsiidi siis numbrist järgmiseks aastaks ja laiemalt riigieelarve strateegias te lähtute eelarve kokkupanemisel? Veel kord, mina olen siin lisaeelarve pärast ja valitsus teatab oma otsustest alati avalikult ja pressikonverentsil samal päeval. Et jälgige uudiseid. Mul ei ole voli siin prognoosida mingeid otsuseid. Aga me anname neist alati teada ja anname oma parima, et olukord oleks prognoosist ja riigieelarve strateegias reaalseks arvatus parem. Aitäh. Nii, aitäh. Aga mul on küsimus veel, mis puudutab nüüd seda siiski laiemat vaadet, et olukord võiks olla parem. Aga härra rahandusminister, millega te seletate seda, et Rahandusministeeriumi enda kevadine majandusprognoos võrreldes teie allkirja kandva riigieelarve strateegiaga on halvenenud, siis loetud kuud on selle kinnitatud riigieelarve strateegia ja kevadise majandusprognoosi vahel, eelarvepositsioon on halvenenud üle miljardi euro. Mis seda tingis teie hinnangul, härra rahandusminister? Ma ei saa aru sellest võrdlusest, et see oli öeldud nii segased, numbreid ei sisaldanud. Ma ütlesin, 3 aasta jooksul miljardi võrra ma ei usu, et on eelarvepositsioon halvenenud 2 prognoosi vahel. See ei ole realistlik. Härra Kirsipuu täiendab mind. Ma lugesin seda kevadisest majandusprognoosist, kus olid need numbrid, kuidas riigi, et mind üllatab härra rahandusminister, et te seda eitate. Need on ju mustvalgel. Miljardi võrra, vaata üle, mida sa ütlesid. Miljardi võrra eelarvepositsioon ei ole halvenenud 2 prognoosi vahel. Kui ma liidan kokku riigieelarve strateegia vaates aasta defitsiidi kasvu, siis ma saan suurusjärgu miljard eurot, härra rahandusminister. Kas see tuleb teile uudisena? Mina tavaliselt Urmas Reinsalu
retoorikat uudiste pähe ei võta. Ma tahan faktidest rääkida, aga mitte sellisel moel. Nii et teie hinnangul, härra rahandusminister, arusaadav. Aga Sven, kas sina said aru, mida ta ütleb? Ja et kui meie prognoosi seletuskirja lugeda, siis need muudatused on mõlemas suunas, kui täpne olla. Et sellel aastal eelarvepositsioon hoopis paranes 0,2% punkti võrreldes eelmise teadmisega. Ja see peegeldab loomulikult asjaolu, et prognoosid muutuvad. Majandusolukord muutub, eelarves kulude-tulude tasakaal muutub ja see on mõnes mõttes paratamatus. Ja sellepärast me teemegi 2 prognoosi aastas, et olla võimalikult täpsed oma hinnangutes. Ja prognoosi seletuskirjast saab lugeda ka üks-ühele põhjuseid, ka meie slaididest, miks on mingil aastal läinud positsioon paremaks, miks on mingil aastal läinud halvemaks. Aga jah, selleks peaks nüüd süvenema prognoosi seletuskirja, hakkame ükshaaval neid plusse ja miinuseid kokku liitma, et täpselt pilti saada, mida me võime ka teha, aga võib-olla mitte hetkel ei ole selleks ette valmistunud. Ja ma võin teid informeerida, jah. Ma võtsin selle Rahandusministeeriumi majandusprognoosi kokku ja ma liitsin need numbrid kokku aastate lõikes ja see suurusjärk on 1 miljard eurot, aga ma mõistan, see küsimus on arusaadavalt ebamugav. Aga mul küsimus... Jah, härra Rahandusminister. Vabandust, härra komisjoni juht. Et veel kord, et ei ole mõtet toota siin ebauudiseid sõnu segiades. Üks asi on majandusprognoos, teine asi on eelarve. Et see, kui prognoos halveneb, see ei ole valitsuse otsus. Ja ma ei pea seda seletama rohkem, kui ma seletasin prognoosi halvenemist juba prognoosi tutvustamisel. Võin seda prognoosi tutvustust uuesti ette võtta, aga see ei muuda valitsuse plaani eelarvepositsiooni parandada. Need on erinevad asjad, ära aja neid segi. Need ongi erinevad asjad, aga härra rahandusminister, ma küsin teilt, et milline on valitsuse trajektoor eelarve, ütleme siis defitsiidi või eelarvepositsiooni kohta tulevikus. Te ütlesite, et seda te ei saa öelda, seda tegeleb valitsus ja siis avalikustab uudise, praegu see jääb saladuse looriga kaetuks. See ei ole saladus, vaid see on valitsuse töö, mis on praegu pooleli. Selge. Ära räägi seda, et... Ja teine küsimus, ma küsisin, et võrreldes siis riigieelarve strateegia, selle aluseks oli ka ju 2025. aasta suvine prognoos ja 2026. aasta kevadse majandusprognoosiga on 4-aastases vaates see positsioon, kui me liidame summad kokku, halvenenud 1 miljard eurot. Ja ma küsisin teilt, riigi rahandusministrit, rahanduse eest vastutavalt ametiisikut, selgitust selle kohta ja loomulikult ka selles kontekstis, kas see trend on normaalne, kas see vajaks korrigeerimist. Ja kui see vastus on selline, et seate kahtluse alla selle numbri. Ma vastan siis uuesti, et see oligi hämamine, et kuskil saadi 1 miljard, nii et keegi saanud aru, et see on 4 aasta kokkuvõte ja keegi saanud aru, et sa räägid prognoosist. Meie valitsus ei joonista ise prognoose, see ei ole valitsuse otsus. Aga käitub vastavalt prognoosile ja need käitumislikud on kalendris kirjas. Järgmise aasta eelarve esitatakse sügisel. Praegu me ei esita järgmise aasta eelarve. Me esitame ka RES-i sel ajal. Nii käib see töö. Härra minister, aga see on ju seotud üks-ühele lisaeelarvega, kui meil on kevadine prognoos ja te ütlesite, et prognoosile ja õigustatult peab alluma, prognoos kiretult kirjeldab kohtuotsusena ära ka rahanduspoliitiliste valikute või majanduspoliitiliste valikute tulemit, näeb ette meil tulevikuks 1 miljard eurot suuremat miinust. Ja siis samal ajal on meil menetluses lisaeelarve, mis näeb ette jooksvalt kulutuste suurendamist ja seda osaliselt kaetakse siis kulutuste edasilükkamisega ehk veel omakorda suuremate kulutustega riigieelarve strateegia tulevases vaates. Ja see on kontekst, millesse need asetuvad. Pilt on kahtlemata eksitav, aga räägiks nüüd lisaeelarvest ka natukene. Et ei räägiks 4 aasta RES-is, mida ei ole keegi veel paberilegi pannud. Ma selle täpsustuse teen, et kui te lugesite neid numbreid seal kokku liitsite, siis ilmselt te lugesite prognoosist ka neid põhjuseid, miks see nii on. Et ilmselt te tegelikult ju teate, et Hormuzi väin on vahepeal suletud, majandusolukord on kehvemaks läinud, kriisid on õhus, majandusväljavaated on halvenenud, ebastabiilsus ja tarbete ebakindlus on ajaloo üks suurimaid. Et need ongi need põhjused, mida te ilmselt küsisite? Ei, ma pean tunnistama, et majandusprognoosis oli küll Hormuzi puhul negatiivne stsenaarium ehk riskistsenaarium ja baasstsenaarium. 27. aasta puhul selles kontekstis hoopis rahandusvälja või ütleme eelarvedefitsiidi väljavaade
paranes või prognoositakse märtsikuu prognoosiga võrreldes paranemist võrreldes Hormuzi eelse olukorraga? Ei, see on 26. kohta käib see nüüd see väide, mis Vabandust, 26. kohta. 27. alates on halvenemine ja kuna see ebakindlus on suurem ja seal on viitaeg loomulikult, millal see majandusse kõik jõuab, siis ka meie baasstsenaariumis me nägime juba ette majandusolukorra halvenemisest tulenevalt siis riigi rahanduse väljavaadete halvenemist. Aga nagu minister ütles, sellel ei ole üks-ühele seost valitsuse eesmärkidega. Meil kehtib jätkuvalt eelmise aasta sügisel kinnitatud riigieelarve strateegia, selles kehtiv trajektoor ja selle prognoosi, millele te praegu viitasite, me kirjutame üle suvel, kui me avaldame augusti lõpus oma suveprognoosi ja sellega võrreldes siis valitsus saab teha valikuid ja otsused sügisel uue trajektoori kohta. Ja, aitäh. Härra Kirsipuu nende ka siis põhjuste eest, miks need prognoose on ümber tehtud ja ma olen täiesti kindel, et härra Urmas Reinsalu teab neid põhjuseid täpselt sama hästi ja see on ka võib-olla põhjuseks, et ka Urmas Reinsalu saab aru, et see majandusolukord ja välised siis muutujad on muutunud kogu majanduskeskkonda ebastabiilsemaks ja ei tea, mis ikkagi tulevikus saab ja see on ka tõenäoliselt põhjus, miks siis sellisel raskel ajal Urmas Reinsalu lasi ennast panna Tallinna Vee nõukokku, et ikka iga kuu saada 1000 eurot juurde, et sellel raskel ajal isiklikult siis paremini hakkama saada. Aga mul on küsimus siis rahandusministrile siis tänase päevakorrapunkti ehk siis lisaeelarve kohta, et mida see tegelikult siis lisaeelarve tähendab 2026 aasta eelarve positsioonile? Aitäh. Eelarve positsioon paraneb 15 miljoni võrra ja seejuures saadakse kaetud kütuseaktsiisi langetus, saadakse kaetud AI programmi selle aasta kulu ja saadakse kaetud katmata osa piiri ehituse kuludest. Saadakse ka kulkale raha anda, nii et eelarvepositsioon ikkagi paraneb ja tehakse ära mitu asja. Aitäh. Nii, proua Inger. Ja ma küsin ka korra veel üle, et äkki ma sain valesti aru, et ma olen väga mures selle riigieelarve defitsiidi osas, et defitsiit ju küll vähe, aga ikkagi väheneb. Nii, härra Ligi. Defitsiit väheneb, aga loomulikult on ta endiselt suur, endiselt valitsus püüab parandada teda rohkem järgmise aasta eelarvega, aga üle tuleb ikkagi rõhutada, et me oleme maikuus, jaanuarikuus hakkas eelarve kehtima, et ei pea teha mitut eelarvet aasta jooksul. Me peame selle pingutuse realiseerima sügisel, puudutab siis kõigepealt jõudmist soovitud defitsiidi numbri sisse, aga tegelikult ka parandada seda kujunema ähvardavad, sest et tõepoolest need prognoosid on halvaendelised ja pingutus on väga suur. Aitäh. Nii, aitäh. Aga siis me oleme ära kuulanud härra rahandusministri, nii palju kui tal siis selgitusi anda oli lisaeelarve kohta ja minu küsimus on veel härra rahandusministrile selle kohta täpsustuseks, et millal valitsus kavatseb, et praegu ma saan aru, see lisaeelarve on lahus, valitsus ei ole veel formuleerinud eelarvepositsiooni taotlust või eesmärki, milline see on, millal teie, ma eeldan, et see on rahandusministri ettepanekul, kavatsete tegelikult selle valitsusse viia, et me teame arvestada, et nii-öelda siis 4-aastases vaates valitsuse planeeritav kavatsus eelarve poliitika kohta on ka avalikkusele teada. Mis ajaline vaade on? Ajaline vaade antakse teada, ega ma ei saa ka valitsuse päevakorda koosta mina, aga kui meil on midagi valitsusele öelda, siis me taotleme selle päevakorda võtmist. Et ärge nõudke meilt veel kord siis järgmist aastat eelarvet maikuus. Et seda kindlasti ei ole praegu ka valitsusele arutada midagi rohkemat kui teada võtta, et ambitsioon on suurem kui
kui prognoositav tegelikkus. Ja kas teile, härra rahandusminister, mis ajaline graafik on praegu ministeeriumide taotlused järgmise aasta eelarve rahastamiskavade kohta? Kas praeguseks need on juba laekunud, jah? Kuidas eelarve protseduur koostamisel käib? No neid arutatakse kogu aeg, Sven vastab, kui see on nii tähtis. Ja viimased aastad juba ei ole me selliselt keskselt suuremaid lisataotlusi korjanud, väiksemad õigusaktidest tulenevad kulutused, sellised tehnilisemad teemad, mille tähtaeg on 1. juuni, aga loomulikult need ei ole Rahandusministeeriumi veebilehel üleval, need on mitteformaalsed, nende arutelu käib nende üle septembri jooksul, millal siis eelarve sõlmitakse, need, mis eelarvesse jõuavad, need saavad ka siis sellises sõnastuses ja numbritega avalikuks pärast eelarve heaks kiitmist valitsuses, mis toimub septembris. Nii, aga aitäh siis kõik kutsud härra rahandusministrile, edukat jõudmist siis ka Riigikokku, kus me hakkame ka arutama seda, eks ole, paari tunni jooksul siin. Ja aitäh Rahandusministeeriumi ekspertidele ja sellega mul oleks koosoleku läbi. Aitäh! Tänan!